hallo, Mati Unt kuuleb, kellega ma räägin? Ei, ma ei maganud, tegelikult ma ei magagi, ma magan juba igavest tund. Kellega ma räägin? Aitäh, head uut aastat teile ka ja ma tänan, aga mul ei ole sünnipäev, mul on sünniaastapäev, see on 80. sünniaastapäev. Ei no mis nüüd lihtsalt tavaline ümmargune number, 77 oleks olnud numbrite mõttes isegi ilusam, aga noh, sellest kuidagi mööda. Eks mul hakkavad nüüd tulema need juubelid, kõik eelmisel aastal sai kollane kass 60, kujutad ette 60-aastast kassi. Sellel aastal saab võlg 60. Te olete võlga lugenud? Te olete kõike lugenud, kas teie ei vali, mida teie loete? Ma saan aru, ongi raske valida, sest need kõik on väga head, aga teate, mis lugege siis veel kord või tulge siia kohale, tulge siia muuseumisse, siin on igasuguseid asju, mida te näinud ei ole. No mul on näiteks siin kirjutusmasin, selle peal ma olen päris palju trükkinud, siis on siin veel kirjutuslava tool, selle peal ma olen istunud. No ei tea, mitu tundi ma olen istunud selle peal. Teate, seda teadlased alles uurivad. Mina ei ole siia midagi toonud, need asjad siia tuuakse. No siin on üks silt, sinna peal on nagu, ühest küljest on see nagu lõpmatuse märk, aga teisest küljest on see nagu 8. Hämade vihje sellele, et Unt 80. Tulge kohale, et siin ei ole praegu ühtegi inimest rohkem helistama, nad küsivad igasuguseid asju. Ei, nad küsivad, et mis tunne see on, kui sinul on muuseum? Kas ei oleks parem olla elav klassik? Mina ütlen, et elav klassik, mina olen juba olnud, ma tean, mis elu see on, aga kui sa oled elav klassik, siis keegi seda muuseumit ei tee. Praegu ka elavaid klassikuna. Jah, nemad ka. Aga muuseumit ei ole neil kellelgi. Nii et tulge vaadake üle, sest mõtled, ega see muidugi midagi vaadata ei ole. Toad nagu toad ikka. Aga kui sa tead, mida vaadata, siis on päris põnev. Nii et teate mis, tulge kas või kohe, tulge täna, võtke sõber ka kaasa. Kõike head.